elas kord ühes maakohas üks rikas mõisahärra. Ega tal nii väga viga olnudki, aga oma alamatega ei osanud ta hästi ringi käia. Üha kurjustas ja riidles nendega. Kokk, tule siia! Kutsusite, härra? Mis sa siis arvad? Miks ma sind hüüdsin? No ma mõtlesin, et kutsute. Jah, tolman, just. Miks sa siis küsid, kas kutsusin? Nii, kuula nüüd. Hakka kohe pihta, ma tahan lõunaks midagi väga head. Ja mis see olla võiks? Kas sa ei kuulnud? Midagi head. Ükskõik mida. Peaasi, et on hea ja rohke lihaga. Selge, kohe hakkan peale. Ja muidugi hakkas hea kokk kohe süüa tegema. Härra käsk oli seaduseks ja ta ei oleks kuidagi tahtnud, et härral oleks põhjust riielda. Aga siis ilmus ahju alt üks kummaline mehike. Armas sõber, anna ka mulle natuke hüva rooga maitsta. Kõht mul tühi ja süda vesine nagu kalapüüdjal. Ei tohi anda, isegi suurpere ootamas. Anna tilgake leentki. No võta siis peale. Aga kust võis vaene kokk teada, et selle ahjualuse isu nii suur oli? Oota, oi, tühi, mis ma nüüd teen? Härra! Nii, miks sa mind hüüad? Ma õnnetu, ma siin tegin süüa, tootas tulla hea roog, aga siis tuli siit ahju alt üks mehike ja palus natuke proovida. Aga kui kulbi talle andsin, siis ta sõi kõik ära. Mismoodi? Sõi kõik ära? Mis sa siis vahtisid juures? Aga see kõik käis nii kähku. Räägi nüüd välja, kellele sa selle söögi viisid? Sugulastele? Perele? Ausõna, härra, ma ei käinud väljaski, ma lihtsalt mõtlesin, et tahab natukene, ta nii ilusti palus, aga siis oli äkki kõik otsas. No mis ma sinuga teen? Hea küll, ega miski ei too sööki tagasi, hakka ka otsast pihta. Ja kuna nüüd on ka aega mööda läinud, pead kiiremini liigutama. Ma ei taha, et lõunat pakutakse õhtul. Ja kui see mehike sealt ahju alt tuleb, kui ta tuleb, siis viruta talle kulbiga pähe. Selge, härra, aitäh, härra, et mind usute, kohe hakkan tööle. Vaene kokk oli väga hirmul, aga tal oli veidi ka hea meel, et asi isegi nii kergesti lõppes. Aga kohe oli ka ahjualune kohal. Palun, hea kokk, ma tahaksin natuke leentsi ja kotikese sisse. Ei tohi anda, härra käskis sulle kulbiga pähe virutada. Ära löö, armas sõber, küll ma sind jälle aitan, kui sul mõnikord kitsas käes on. Mu naine on kodus haige, ei ole mul roategijat ega veetoojat. Lase, ma panen ühegi kulbi täie leentsi ja kotikesse, et vaesel ohkajal natukegi keha kinnitada. Ega ometi nii häbematu ei või olla kui enne ja kui palju tema haige naine siis ometi jõuab ära süüa. No võta siis, aga ainult pool kulbitäit. Oi, aitäh, ära karda, ega ma võlgu ei jää. No näe, nüüd siis, kuidas see võimalik on? Pada jälle tühi. Mis ma nüüd küll teen? Härra! Noh, valmis jah? Noh, mis juhtus? Jälle. Mis jälle? See mehike tuli jälle. Noh, andsid kubliga pähe või? Ma väga vabandan, aga ta palus nii ilusti ja ta lubas võtta oma haigele naisele ainult pool kulbitäint leent ja... Noh, mis jaa? Mis jaa? Nüüd on pada jälle tühi. Mis asja? Sa ei teinud, nagu ma käskisin. Ja nüüd siis jälle süüa pole. Hakka ka uuesti pihta, aga kui see veel peaks juhtuma, siis ma ajan sind siit majast välja
ja vaata ise, kust uue teenistuse saad. Kas on selge? Selge, härra, ausõna, nüüd ma küll koksan teda. Koksad. Ma ei räägi siin koksamisest. Maha lööd, selge. Oi, härra, maha kohe. Jah, selge. Vaene mees oli väga kohkunud, aga söögi tegemine oli tema armastus. Seega unustas ta halva kiiresti. Aga tere, kas ma saaksin veidike leent minu põdurate laste jaoks? Härra käskis su otsekohe surnuks lüüa, sina petis. Ära löö, armas sõber. Kes teab, mis puudus ja nälg sind ennastki veel elus ootab. Küll ma sind siis jälle aitan, kui võin. Mul väeti laps kodus näljas, haige abikaasa suri ära. Ei ole mul enam söögikeetjat ega joogitoojat. Anna mu väetile lapsele ometi poolgi kulbitäit leent. Kui palju niisugune lapsepõnnike siis ometi jaksab ära süüa? Võta peale. Härra, mind õnnetud, härra! Väike mees varastas jälle leeme tulelt ära. aga nüüd tuli härra õige pale ilmsiks. Enam ei suutnud ta andestada. Sina üleannetu, kasi minema, et sa mind aga siiamaani truust teeninud oled. Sellepärast luban sind veel täna öösiks siia jääda, aga homme pane oma kribukraam kokku ning kasi minema. Kubjas, tule siia. Jah, härra. Sina hakkad tänasest süüa tegema. Mina? Aga kokk ju. Milles sa aru ei saanud? Sina hakkad täna süüa tegema. Või kaotsid sama kaugele kui kokk oma hommikul? Jah, härra, hakkan. Kui väike mehike end peaks näitama, siis lööda otsekohe surnuks. Surnuks? Milline mehike? Iga mehike, kes siia peaks nina toppima ja süüa küsima. Hea küll, härra. Küll ma talle virutan. Kubjas polnud eriti tihti süüa teinud ja natuke pahane oli ta koka peale, sest nüüd pidi ta just kokatööd tegema. Tere, hea mees. Kas ma saaksin natukene leent? Või leent sulle tarvis, sina kelm. Härra, söök on valmis, tulge sööma. Nii, kas mehikest ka nägid? Nägin ikka, tahtis mind ninapidi vedada, aga ma andsin talle nihukese lopsu. See on tubli. Ega mehike nüüd enam oma nina põletama tule. Kupjal oli hea meel, et ta härra käest kiita sai. Härral oli hea meel, et lõpuks kõhu täis sai. Nii möödus öö ja hommikul oli kokal aeg lahkuda, nagu härra käskinud oli. Noh, ma panin asjad kokku ja lähen nüüd. Tule, sõber, jäta ka minuga jumalaga. Mul on sulle teele veel midagi kaasa anda. Sõber, siin on su hea teo eest palk. Kui sul midagi tarvis on, siis koputa ka nimetis sõrmega karbi kaane peale ja nimeta oma soov. Ole sa tänatud, nüüd sain midagi ikka tee peale ka. Head aega, ma pean nüüd minema. Leivakott teekäijale. Natuke rahaga tee peale. See on ju imeline. Ütle ometi, sõber, kust sa selle kalli karbikese saide? Ma hakkasin just ära minema ja siis tuli see mehike ahju alt ja kutsus mind enda juurde ja andis mulle selle karbikese. Ütles veel, et mil iganes ma midagi vajan, siis pean vaid karbikesele koputama. Aga head siia jäämist sulle, mina pean nüüd minema. Kubjas oli üks ahne mees. Kui kellelgi miskit head oli, tahtis ta seda kohe ka endale. Ja tal oli ka meelest läinud, kui kõvasti ta vaest ahjualust löönud oli. Kui asi nii on, siis pean ma väikese mehikese käest nii samasuguse karbikese saama. Küll ma eilse kõrvalopsu talle heaks teen. Oot, panen paja tulele.
sõber, tule ometi külaliseks. miks sa mind kutsud? mul kokasööki küllalt veel kodus. katsu ometi, ega ta midagi ei maksa. ole terve, tule nüüd kaasa, ma maksan ka kulu ära. kui suur kulu see ka on? palun, siin on karbike, kui peale koputad, küll siis sulle tasutakse. härra, ma näitan teile imeasja, vaadake nüüd. nii said mõisahärra ja kubjas kõva keretäie. Nad olid õnnelikud, et neil üldse eluvaim sisse jäi. Aga ahjualust ei nähtud enam kunagi. Küllap otsis ta endale lahkema pererahva. Kokk aga elas õnnelikult ja kui ta veel surnud pole, siis elab ta endiselt õnnelikult tänase päevani. Pealegi oli tal ju karbike, mis tema elu ilusamaks aitas muuta.